Tere! Kolmandat korda sellelt kanalilt. See on 3. video, mida ma filmin ja seekord ma alustan luuletuste lugemisega. Ja valisin sellised. Ma armastan alguseid, hommikuvärskuist ja minemist, liivaseid radu, metsateid. Sadu ja sadu alguseid antud on meile. Lõputult sihte, sügavaid kihte avades endas leiame tera, enesesära, aegade ülese põhjatu kaevu. Lõpuni leida end õnnestub vaevu, kobades lõppu, taipad, saad aimu. Kihte on lõputult, lõpmata palju. Ja valisin välja veel mõne. Olen killuke heledust lõpmatus ruumis. Olen kõik, mis saab olemas olla. Olen rõõm, olen naer, olen valu ja vaev, olen võtja ja andja, eluraskuste kandja. Olen ootaja lootuste rannal. Olen killuke heledust lõpmatus ruumis. Sina ka ja tema ja nemad. Ja väikese mõtisklusena on siia kõrvale kirjutatud, või õigemini, siin on lihtsalt küsimused, mida kõik inimesed kindlasti endale vahetevahel. Võib-olla ühed tihemini, teised harvemini, aga ma arvan, et ikkagi kõik on esitanud endale selliseid küsimusi. Kust me tuleme? Kas teadvus siseneb meie maisesse kehasse siis, kui sünnime? Kas ärkamine oma tõelisse olemusse on meie potentsiaalne võimalikkus või vääramatu sündmus? Mis on oluline inimeseks olemises? Kes me oleme? On mille üle mõtiskleda, mille peale mõelda. Ja sellise luuletuse valisin ka veel lugemiseks välja. Olen üleval, ülevas meeles, enda taevast näen hingavat maad ja kõrgete mägede tippe, all säravat linnude vööd. Näen enese keha ja elavat lootust, olemist, ootust. Olen ookean, sügav ja mühav ja putukas põrmusel pinnal. Olen igatsus silmade põhjas, pisar soolasest veest. Olen üleni, väljast ja seest, üks pärl kõiksuse keest. Nii nagu me kõik, viimne kui üks, need pärlid oleme. Mulle tundus, et see on piisav nendest luuletustest, aga nüüd tundub, et neid oli ikka kuidagi natukene vähe. Ma loen siin samas kõrval siis selle ühe veel, see on selline ikkagi samast tonaalsusest või samasugustest mõtetest või tundmustest kantud. Olen maailma naba või hoopis ta telg. On kujutlus vaba, ei ängista pelg. Minu maailm on minus, mu teod ja tõed ja sinu on sinus. Kõik su saared ja jõed, kõik su metsad ja maa, su tuuled ja müha. Kuidas annad, nii saad, pööreldes üha ümber telje ja tõe, mis su südame seadus, ellu jäämise teadus. Nii palju jõgesid, nii palju tõdesid, voolamas kokku meist läbi ja üle. Allika veele avan ma süle. Läte on puhas, seal valet veel pole. See on me telg, meid koos hoidev side. Sellised luuletused valisin seekord oma raamatust Varane ärkaja. Aga et millestki
ma ikka mõtlesin nii, et kui ma esitan oma loomingut, siis ka millestki rääkida. Siis mulle tundus, et ma ei taha nagu neid jutte kuidagi ette valmistada, et siis on nad ikka nagu natukene nagu sellised tehislikud ja üks mõte mul tuli küll pähe, et ma mõtlesin, et ma nagu võib-olla räägingi ka natukene sellest kanalist, et eks see ikka natuke niisugune võib-olla isegi natukene hullumeelne asi on ja kui ma nüüd järgi olen mõelnud, et mitte isegi mõelnud, vaid pigem võib-olla nagu teada saanud, et kuidas see kõik töötab siin selles YouTube'i maailmas ja üldse selles virtuaalses maailmas, et ta peab ju kuidagi köitma tähelepanu, ta peab kohe alguses olema inimestele huvitav. Ma saan aru, 30-40 sekundit ja sellest sõltub su elu ja ellujäämine, et sa pead nagu haarama, see peab olema huvitav ju inimesele, sest me ju elamegi sellises kiirel, sädeleval, sädelusi täis ajal, vähem sõnu löövad. Keegi ei viitsi lugeda, mitte et keegi, aga siiski valikvastused, niisugust pikka juttu nagu ei taha keegi lugeda, sest meil on ju kiire, me tahame kiiresti hästi palju ahmida ja saada. Ja et see kanal ka ju peaks kohe olema ikkagi kuidagi lööv, nagu särav, kuidagi mingi ja minul on ta ju hoopiski siis selline, nagu vastab kõigele. Ilmselt määratud surmale, räägib lihtsalt üks naine. Ma isegi päris elus, eriti see esimene video ja teine, ega ma päris elus nii aeglaselt ei räägi, aga istud siin üksi, teed seda videot, kedagi pole ja ikka on see esinemise tunne sees, väike ärevus. Räägin nii aeglaselt ja rahulikult ja aga ma jätkan ikkagi selle kanaliga ja saagu mis saab, nagu öeldakse. Ja olgu meil kõigil tore. Käes on ju veebruar, valge, me liigume ikka väga pikkade sammudega valguse poole ja kuigi on õues tõeliselt talvine ja külm ja lund ja kõik on ilus, siis ikkagi kuidagi aimdub või ise kujutad ette, et kuskilt hakkab vaikselt tulema kevade lõhna. Või nagu, eks aeg hakkab nagu sealmaal olema, me kõik jõuame sellesse faasi. Kevade ootamise ja kevade igatsemise faasi. Ma täna tegin tegelikult ka ühe luuletuse. Just nimelt kevadeks mind inspireeris üks selline pikaks veninud liim minu aknalaual. See oli kalanfoe, mis on nagu sinna unustatud. Ma ei plaaninud, et ta jääb mulle siia toataimeks. Vahest harva mööda käies panin natukene vett ja ma olin kindel, et ta hääbub ja nagu ei olnudki kahju sellest. Aga temal olid teised plaanid. Ta oli nii sitke. Püüdis ja tänaseks sai tema nagu minus kevade tunde äratajaks. Ta oli sedasi niimoodi pikk ja välja veninud ja kuuldunud sinna valguse ja päikese poole. Nagu keegi, kes ootab, nii väga ootab kedagi. Ja ta ootab ju kevadet. Seda luuletust nagu ma ei tahaks lugeda ilma pildita ja mul on ka oma luuleleht Facebooki keskkonnas. See on külaliste tuba. Ma arvan, et kui sinna lihtsalt sisse ja guugeldada otsingusse külaliste tuba, siis te leiate minu luulelehe ja seal on ka juures see pilt ja need luuletus käivad väga kokku. Et minu külaliste tuppa on ka kõik muidugi lahkelt oodatud. Mulle meeldib, mida rohkem külalisi ja külastajaid, seda parem. Siin kanalil täpselt samamoodi. Aga nüüd kõik tänaseks aitab. Ja kõike paremat, näeme, kuuleme jälle.